Tervist, ma olen pikalt seda varjanud teie eest, aga nüüd, kus ma võistlustel osaleda ei saa, siis mõtlesin, et on aeg see video ära teha. Okei, tegelikult see video tuleb augustis toimunud Rootsi laagrist. Seal me käisime tunnelis suusatamas ja lõpus oli väga kõva konkurentsiga võistlus. Ja see oli päris huvitav võistlus. Aga sellest natuke hiljem, nüüd me läheme tõusutrenni. Martin, palju pulss on? 151. Ära rohkem lase ka esimene kord, nii on väga okei. Loodusfotograaf Aivar Rehem, alias Fred Jussi. Parimad Aivari kommentaarid nagu ikka ja kuulsite, mis mu pulss siis oli ja nii saigi esimene tõus tehtud. Palju pulsid on nii? 163, 159. Väga hea, nii on väga hästi. Teine tõus läks juba hoogsamalt, mul 159 pulss ja usun, et üleval pool läks veel kiiremaks. Kui ma nüüd meenutan, siis see aeg oli mul trenni algused väga rasked. Ei tea, kas kaitseväe pärast või mille pärast, aga õnneks selleks hetkeks oli mul juba parem. Vihma sadas küll, aga täitsa mõnus oli ja nii see kuskil 40 minutit, 7 kilomeetrit ja sellega 350 tõusumeetrit mööda läks. Pidime küll kolmanda ka tegema, aga vihma sadas ehk jätsime ära. Pärast kodus jooksin 15 minutit, et oleks ikkagi midagi taastavat tehtud peale seda raskemat trenni. Oleme tagasi, tegelikult päris palju aega möödas, aga rängalt hakkas vihma sadama. Nii et me tegime ainult 2 tõusu. Ühe pooliku oleks tahtnud veel teha, aga ma arvan, et sellest piisas, et päris mingi tund aega tööd sai juba tehtud, nii et sellest oli küll, et ei tasunud alla sõita, sellel ajal maha jahtuda ja siis uuesti üles hakata sõitma, et võis külm hakata, pigem ei tasunud riskida. Nii et me siis lõpetasime ära, tulime tagasi, jooksime, nüüd on juba söödud, pestud, kõik asjad tehtud. Aga trenn ise, ma ütles küll, et ma olen nagu rahul, et algus oli tõesti, nagu ma rääkisin, pigem siuke tuim, raske, et ma nagu kartsin. Aga lõpp oli päris mõnus ja mulle meeldis, nii et ma olen rahul, aga näeme homme. Ja siin ma olen külmkapp, nagu öeldud sai, päris huvitav mõelda nagu. Mingi vennad otsustasid, nad teevad suure ruumi, mille nad teevad külmaks ja paavad selle ruumi sisse. Ja sellepärast ongi suur külmkapp mu jaoks. Et jah, aga siin me täna midagi erilist ei tee. Jälle suusatame ainult rahulikult. Feeling on siuke nagu alates kaitseväest, kogu aeg on midagi teha vaja olnud ja et kas trenn või siis mingi kaitseväe asjad ja ma olen pigem suht siuke asjad, et täna ka nagu kõige lihtsam üle sõita, aga suusatada saab, siis väga viriseda ei tohi, et täitsa mõnus, et siin jah, ühe ringi teeb ära mingi kuskil 10 natuke minutit peale, see on kokku 2,6 kilomeetrit ja siis niimoodi teeb siin edasi-tagasi kuni saab enda aja täis. Täna teeme, ma arvan, ma teen kuskil mingi tund 40 ja siis teen jõudu ka, nii et ma nüüd teen trenni edasi. Kaspar, kas me lähme vallapoodi ka täna või? Šokolaad kõik otsas, peaks minema, Ja peale hommikust suuska tegin siis natuke jooksu ja oma keharaskuse jõudu 25 minutit. Ja täna on siuke rahulik päev, nii et teiseks treeniks on jälle rahulik suusatamine. Ja ma teen seda ka 1,5 tundi ja siis ongi täna kõik. Ja kuskil 20 kilomeetrit hiljem on mul trenn tehtud ja ma olen nende toas juba. Meil on siuke väike tuba 2 peale. Midagi väga erilist siin ei ole, et vets, duširuum on siin ja 2 voodid siin ja väga pole ruumi isegi, kus riided hoida. Aga jah, kuskil 20 kilomeetrit sai tehtud, et seal GPS ei tööta, nii et ma täpselt ei tea, palju kilomeetrit tuli. Aga tegin 8 ringi, peaks olema kuskil 20 kilomeetrit. Et jah, õhtu oli mõnus, kuulasin podcasti, väga palju rahvast ei olnud. Et nädala lõpus tuleb siis võistlus, seal võistlevad sakslased ja ameeriklased ka. Siis hommikul oli täis, aga õhtul neid ei olnud seal, nii et oli päris rahulik. Täna ei olnud midagi huvitavat seal, aga homme on, sest me teeme lõike, nii et lähme seal, kui hakkan kiiremini sõitma seal tunnelis. Tagasi siin jälle ja olen juba kombes ehk valmis lõike tegema. Meil on 5 korda 10 minutit lõike ehk päris pikalt, aga need jälle kõige kiiremad kuni laktaat 3. Ehk siis vaatame, mis see laktaat tuleb, proovin hoida kontrolli all. Täna on tähtis hoida sama tempo peal kogu aeg seda. Nii et vaatame, kuidas see välja tuleb.
kas mind on kuulda, aga 4 on tehtud. Peale teist andsin laktaadi oli 1,7 ehk siis madal ja siis panin juurde ja nüüd panin üle ehk 4,4 laktaat. Ehk siis mul on 1 veel jäänud ja proovin selle siis õige saada. Et ja siukse uuenduse sain ka, et mul rihm on läbi ja ma ei vahetanud ära seda, nii et ma panin teibiga kinni. Et nüüd ma saan suusatada, aga muidu kogu aeg panin rihma kinni, siis see tuli lahti. Ise loll ja unustasin kinni panna selle. Ma lasen kohe täis ja ma ei saa seda asja ära nüüd ju. Ära filmi ma nagu... Tehtud ta ongi, kõnnin koju. Ma ei saa öelda, et ma jäin rahule, sest ma arvan, et ei tohi rahule jääda. Kõigepealt asjad, mis ma oleks ise saanud paremini teha, rihma ära vahetada, siis mu suusad ei libisenud üldse. Ma vist võtsin musta lumme suusad ehk need tõesti ei libisenud. Sellepärast oli raske. Ja siis jah, et ei kontrollinud ennast. Kuidagi ei saanud täna hakkama sellega, et algus liiga madal, pärast kõrge. Viimane 10 minti ma arvan, et sain ilusti, aga see on ikkagi ainult 10 minti 50 minutist. Ehk kõige rohkem rahule ei jäänud. Samas ma arvan, et midagi väga hullusti ka nüüd ei olnud. Et kuskil seal ümber oli, et ei olnud nüüd mingi 10 laktaat või mingi hullult üle. Aga ideaalne ka ei olnud. Ehk siis saab järgmine kord paremini teha. Kell küll väga palju ei ole, aga pean kiirelt pessu sööma minema, sest õhtul on meil suht vara jõusel aeg, et hiljem ei saanud kahjuks. Nii et ma tegutsen. Aga näitan, mis me siis süüa saame. Tänane lõuna siis salat. See on mahl, õuna. Ja siis siin on igast asju. Lihapallid, lihakotlet, kartulit, mingi kaste, ketšup, mingi asjad veel. Seal oli nii palju valikut ja ma ei saa midagi võtta, siis ma lihtsalt võtsin suht kõike. Nüüd söön. Ja lõunauni ka magatud. On aeg minna jõusaali. Tervist! Ühed lõbusamad treenid on, kui me mängime jalgpalli. Näitan siis parimaid osasi. Näiteks. Siis löödi meile 2 väravat. Ja kui me ise väravate löömisega hakkama ei saanud, siis meid aidati ja oli 2 sellist olukorda. See näeb hea video tuleb. Ise täiega! Ei! See jäi küll peale! See jäi küll peale! Saad aru, kes see vastane on? Paisud Kõik küll said mu jalale. Teisel poole ajal tegin sellist asja. Oi, kui kaunis. Jalga vahelt ja täitsa lõpp. See on ilus ikka. Vaatan veel korra aeglubis. Tõeline oskuse näitaja kannaga ja siis jalga vahelt läbi ja rünnakule. Aga peale seda nii palju, kui ma mäletan, siis meie tiim oli pigem halb ja me saime pähe. Ja ongi jalga tehtud. Täna ma ei mänginud üldse hästi. Ma olen väga pettunud endaga. Ja teine trenni järjest pettunud. Aga mis ikka, tuleb homme paremini teha, siis homme vist jalkat ei mängi. Homme hommik vist on puhkepäev üldse. Hommikul on puhkepäev. Mida ma üldse räägin? Egades. Jalka oli tore. Samas nägite juba klippe. Lõbus oli ikka. Jalka on alati tore. Ja nüüd ongi. Lähen pessu ja näeme siis homme, kui mingit trenni teeme. On küll järgmine õhtu. Vahepeal käisime diski mängimas. See oli hea ise. 2 ringi terve tiimiga käisime. Väga tore oli. Õhtutrennis käisime suusatamas. Ka mitte midagi erilist. Aitäh, praegu istun siin enda sombreroga, mille ma ostsin siit. Ma olen väga rahul. Minu arust päris hea vetš. Aga homme tuleb väga huvitav päev, nii et ma võtan hommiku jooksust alates teid kaasa. Hommikul on küll tavaline soojendustrenn, aga õhtul on siis võistlus. Lähen siis praegu magama ja näeme hommikul. Siin on see põhjus, miks ma öösel üles ärkasin. Ja ringutus tehtud, siis on aeg sööma minna siia majja.
vaatame, mis täna hommikuks pakutakse. Hommikul oli küll palju valikut, aga noh, kui puder ja võikud on valikus, siis teate, et 2 võikut ja suur koos putru läheb. Nüüd seda võits aega chillida, saab seedida natuke ja siis on rullitrenni minek. Soojendus tehtud ja nüüd siis on nagu huvitav, mida teha, sest pole kunagi varem niimoodi teinud, et võistluspäeva hommikul siis teen soojendustrenni. Aga vist teeme ühe lõigu ja kiirendused, nii et näitan teile, kuidas need välja tulid. Ongi see trenn ka tehtud, väga pikk ta ei olnud, aga tegime kiirust ja nüüd ongi, peaksime olema siis võistluseks valmis. Tunne ei olnud küll midagi ulmehead, aga ei olnud ka väga halba, nii et õhtul saab huvitav olema, et milline see vorm siis on peale 4 nädalat kaitseväge ja ühte siin Rootsis. Aga seda varsti, nüüd siis puhkama ja ega midagi siin lõunal vist erilist ei ole, et söögin natuke aega, siis teengi taastusjoogi, söön batooni, siis on söök, ma arvan, et väike lõunauni ja siis ongi minek. 77 peale. Kus on 77? 100. 74. Ei ole. Kus mul on öelda? Siis läheb ema lemmiknumber. Jõudsime kohale, saime rullid kätte ja number on ka nüüd käes. Päris uhke. Nimega kõigil ja riigilipp ka. Nii et cool. Nüüd siis veits on aega, siis saab rada vaadata ja sooja teha. Enne eelsõitu näitan kaarti, selline nägi välja rada, pigem lühike, küll 1,1 kilomeetrit, aga ajad jäid kuskile 2 minuti juurde ehk lühike sprint. Siin on siis minu eelsõit, nii lühike sõit, et polnud midagi tagasi hoida. Kohe algusest peale panin nii kiirelt, kui suutsin. No nii, eelsõit tehtud. Üldiselt ma arvan, et päris okei. Nüüd tean tulemus ka, olin 8. Kaotsin 4 sekundit ja 80 sajandikku siis võitjale. Võib rahul olla jah, et algus tundus okei, siis keskel oli siuke muugreni osa, mina sõitsin muugreni, tundus, et Vasbergiga olekski lihtsam olnud, et seal tundus, et oleks saanud, seal võib-olla oleks saanud veits aega veel juurde võita, aga lõpp päris hea ja jaksas lõpuni pingutada, noh, see oligi mingi 2 minutit pikk, nii et peabki jaksama. Nii et nüüd siis veerandfinaali, et saab huvitav olema siin rajal 6 sõita. Veerandfinaalis on mul video 2 nurga alt, kahjuks ülekannet sellest võistlusest polnud. Kuskil poole peal hoidsin ma ilusti 4. kohta. 2 parimat sai edasi, aga tundsin, et sealt on hea tulla tuulest välja ja võidelda top 2 eest. Ja seda ma tegingi finišieelsel pikal sirgel, mis oli natuke alla mäge, tuulest välja ja tõukasin just jalgadega nii, et veeresin teisele kohale. Enne kurvi saime isegi vahe sisse ja sealt oli vaja lihtsalt lõpuni jõuda, ehk olin kindlalt poolfinaalis. Ja poolfinaal, mis poolfinaal? Juba jumalas hästis kõik. Veerandfinaal tehtud, väga hästi sõidetud mu poolt, ma olen rahul. Veits nerveerisin, et äkki juhtub midagi 2 minutiga, ei jõua õigel ajal finišisse, aga väga taktikaliselt ma arvan, et hästi sõidetud. Olin mingi 4. koha peal laskumisel, seal libisin ilusti mööda, tegin tööd, sain 2. koha ja siis lõpusirgiga kontrollisin, nii et ma olen rahul. Nüüd on mingi 10-15 minutit aega, see on poolfinaal. Nii algas mu poolfinaal, start mitte parim, ehk käin sinna viimaste sekka, aga kuna olin sisekurvis raja mõistes, siis ma tegelikult sellega juba parandasin paar kohta. Rajalt mul enam klippi pole, aga viimane sirge enne finišit oli kõige tähtsam koht. Kõige paremini näha vist ei ole, aga olen 4. koha peal, võtan hetkel vaadates vasakpoolse rea ja teen tööd, et sisekurv oleks minu. Viimasel hetkel jõuan enda kõrval olevast ette, ehk saan sisekurvi võtta ja see, kes esimesel kohal on, lükkab väliskurviga selle sakslase ehk kiirelt
olen ma jõudnud 4. kohalt teiseks. Kurv oli super, ehk sellega jäi mul väga heaks sisse juba ja panin nii, kuidas suutsin lõppu ja hoidsin ära selle teise koha ehk sain finaali. Poolfinaal tehtud, ma olen ülirahul, jälle taktiliselt üli hästi. Ei rapsinud taga ja siis lõpu laskumisega tulin jälle ette ja siis tuli lõpusirgelist hoida. Sain finaali, minimum on nii-öelda tehtud. Vaatame, finaalis on nüüd 2 ringi, nii et poole raskem, aga poole huvitavam. No nii, ja selle päeva 6 parimat finaalis. Nagu ütlesin, siis et finaalis on 2 ringi, lisaks peale esimest ringi on ka 5 finish. Starti ei olnud jällegi parim, aga seal läks passimiseks niikuinii ehk algus oli see okei. Esimesel ringil hoidsin endast 5. kohale, ei läinud 5 finishi peale ja siis tuli teise ringi lõpp. Ja kes oleks osanud uskuda seda, et ma väsisin ära ja üritasin, mis ma üritasin, aga jäin finaalis 5. Hea tehtud, kui ma päris just sain. Aga jah, finaal ka tehtud. Ja nii, see oli raske. Nagu ma arvan, et poolikust ei taastunud veel täiesti ära ka. Päris kiirelt tuli järgmine peale. Selles mõttes oli päris ulme. Kohe oli nagu laktaati täis keha. Et peale esimest ringi oli siis see vahefinish ka, et selle võita sai 100 eurot. Seda ma teadsin, et sinna ma ei lähe. Et muidu ma lihtsalt suren ära teise ringi. Ei läinud, kontrollisin. Ja siis teisel ringil siis mindi. Ei olnud seda käiku enam. Mõtlesin, et tõugen kuidagi kange, ei ole enam paurit seal tõukad. Sain sinna 5. koha peale ja siis enne seda laskumist mõtlesin, ei, ma saan veel laskumisele, ma suudan. Nagu poolikuse verjand, siis ma saan seda kohta parandada. Aga siis hakkasin sellega, kes 6. koha pealt tuli võitlema. Tema läks must ette, aga ühest läksin mööda ja ma olin ikka 5. Ja siis tulin lõppu ja nii kange oli. Et 5. koht. Noh, lõppkokkuvõttes ma arvan, et võib rahul olla. Et mingi rahalist auhinda võita sai 700 eurot, seda ei saanud, aga ma arvan, et eelsõidu 8. finaali 105. jääda Ben Octonine, kes on MK-sil tegusid teinud ja eelsõidu võitis, talle tegin ära, kuigi ta võitis vahefiniši, ehk ta sai selle. Aga ma arvan, et ikkagi 5. koht võib rahul olla. Okei, mul vist väga palju ei lasta peale teha, et kutid lähevad koju ära juba, nii et ma panen ka ennast valmis. No nii, kodus ja söödud värki-särki ja natuke on saanud mõelda ja üldiselt võtaks kokku. Ma olen ülirahul. Ma arvan, et ma võtsin sellest võistlust maksimumi, et paar päris head meest jäid selja taha, näiteks Kalle Alfarsson ja neid oli veel, nii et ma olen rahul. Ma arvan, et võtsin maksimumi välja, nagu ma ütlesin. Mina väga paremat ei oodanud, ma ei osanudki tegelikult väga midagi oodata eelsõidu 8, nii et kui ma finaali sain, ma olen juba rahul, aga läksin kõige paremat püüdma. Seda küll ei tulnud, et seda kangestumist oli lõpus tunda. Aga üldiselt üli tore päev, üli lahe, nimeline särk, Eesti lipp peal ja üldiselt tore päev. Vaatajaid oli palju, nii et jah, saan väga positiivse emotsiooniga siit lahkuda. Nii et kui teile meeldis, pange like, subscribe ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, TikTok vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, TikTok vana Chaneli kombe.